et praegu ongi niimoodi, et maaomanikud kannatavad meeletult majanduslikku kahju. Et tulevik näeb maaomanike jaoks üsna tume välja, et kui Hardi Tulluse meeskond Rein Trehkan, väga tunnustatud patogeeni uurija, ütleb, et tulevik on ikka väga karm, sest sealt lõuna poolt tuleb igasugu imelikke elukaid ja seeni ja asju, mis võivad koheselt meie metsa ära süüa. Noh, siis minul on niisugune küsimus, et terve metsandussektor peaks hakkama mõtlema juba tuleviku ette, kuidas kindlustada seda, et nende see mets ikkagi kasvaks. Noh, praegu ma pigem näen seda, et mõeldakse ainult seda, kuidas saaks ruttu kõik ära, on ju, ja et küll siis lapsed ja lapselapsed tegelevad. Tere! Oleme jälle kogunenud siia Van Kleini teatrisse. Ja nüüd on meil külas Mati ja Helena sellisest organisatsioonist nagu Eesti Metsa Abiks. Ja me räägime loomulikult ühistarkusest, aga sellega paralleelselt ja enne seda me natukene räägime emast ehk siis organisatsioonist nimega Eesti Metsa Abiks. Et mis ta on, miks ta tekkis, kus ta tekkis ja kuna ma ise olen ka aeg-ajalt sellega isegi päris algusaegadel kokku puutunud, et siis saan ka sõna sekka öelda. Aga alustagem siis algusest, et kuidas see ema siis ikkagi sündis? Ma võib-olla alustan siis, et ajajärk umbes 5 aastat tagasi tulid kodanikud kokku, tegid Tallinnas Toompeal meeleavalduse. Olin ka seal, jah. Meeleavaldus oli kuuse raievanuse langetamise vastu ja see oli üle pika aja esmane kord, kus kodanikud võtsid nagu sõna ja nõudsid, et looduskeskkond oleks Eestis kaitstud. Ja see aitas ka ühtlasi luua vundamendi Eesti Metsa Abile. Ja sealt edasi on siis Eesti Metsa Abiks kasvanud nagu laps. Eks alguses on puberteet ja kohe ikka ei ole puberteet. Noh, ütleme niimoodi, et kuna ma pean silmas, et ema asustasid täiskasvanud inimesed, aga neil see täiskasvanutega on alati niimoodi, et uus asi võib tekitada niisugust emotsionaalselt kõrgendatud olekut, kuigi ollakse täiskasvanud. Et ma võib-olla isegi täiendan, et teatud mõttes ongi sageli ju nii, et kui ühiskonnas midagi nagu uut alguses sünnib, et siis esialgu ongi see lähenemine võib-olla natukene nagu jõulisem, rohkem nagu suurem vastandumine. Ja kui nii-öelda emotsioonid lahtuvad ja aastad edasi liiguvad, et siis ongi nagu normaalne, et vaikselt tasakaalustub ja ütleme nii, et praegu me nimetame ennast ikkagi juba looduskaitseorganisatsiooniks, kui alguses oli puhtalt aktivismipõhine tegevus. Ja, et selles mõttes see on väga huvitav juhtum, kuni võib öelda või näide on ja, et sellisest siis olukorrast, et kus tulevad kokku inimesed, kes on ju ikkagi nagu kirglikud, et nad tahavad nagu metsa hoida. Näiteks ma nagu tunnen seda kirge täiesti ka endas. Nii, aga et mis siis juhtub, kui tuleb kokku ikkagi kümneid ja kümneid selliseid kirglikke inimesi, kes tahavad laias laastus ühte asja ja siis hakkab kuidagi midagi juhtuma. Ja igas mõttes juhtuma, et võib-olla veel enne selle ühistarkuse organisatsiooni juhtimise siselu juurde minemist, et äkki annate palun nagu sellise lühiülevaate, et mida ema siis ikka teinud on ja mida ta teeb? Eesti Metsa Abiks on alguses peale olnud niisugune asutus, kus siis inimestel on mingid rollid. Kui mina liitusin EMA-ga umbes 5 aastat tagasi, siis minu rolliks sai metsamehena kajastada seda, mis metsas toimub. Aeg-ajalt ma kohtusin ka inimestega, aga mõnel teisel oli EMA roll Facebooki platvormi haldamine, jälgimine, et seal oleks korrektsus.
ja igal inimesel on oma lähenemissuund. Aja jooksul inimesed on muutunud Eesti Metsa Abiks ja lähenemissuunad on ka läbi selle, et meie see keskkond on muutunud, et inimesed muutuvad. Kui algselt, nagu Helena mainis, olime niisugune jõulisem positsioon, kaasa arvatud ka mina, ikka märksa tugevama sõnavõtuga, siis nüüd saanud nagu kogemuse võrra rikkamaks, ma valin, kus ma olen jõulisem. Et see jõulisus on säilinud, aga ma valin, kus on diplomaatia ja kus on vaja olla jõulisem. Et need oskused tulevad ajaga ja minu meelest see EMA kõige suurem pluss on see, et meil ei ole kunagi kogu aeg kindlaid juhte paigas, vaid see koorem, mida me peame kandma, on nii tohutult suur. Aga mis koorem see on? See on psühholoogiline. See on meeletult psühholoogiline suur vastutus juhtida ja olla nagu eesotsas, eesnägu. Mina maandan oma koormat looduses viibides. Aga kahjuks ma olen näinud, kuidas paljud inimesed on ka läbi põlenud seda käigus, et see on ja väga kurb on näha, kuidas inimesed lahkuvad, aga vahest tulevad tagasi. Et see ongi niimoodi, et see on nagu niisugune, et see inimene tajub, et ta on läbi põlenud, siis ta võtab puhkuse. Aga vahest tuleb tagasi, kui ta on ennast kogunud, ta on kogemuse võrra rikkam ka. Et ka minul on olnud läbipõlemise faas, kus ma siis aasta otsa tegin pausi ja siis tulin nagu tagasi. Et ma veel täiendaksin, et võib-olla me nagu alguses alustasimegi siis nagu tugeva vastandumisega ehk ja tuligi vastanduda, sest muidu ei oleks saanud seda teemat nagu niimoodi ühiskonnas esile tuua ja tõepoolest me nüüd ei oska täpselt öelda, kas oli nagu Eesti Metsa Abiks pärast umbes samal ajal ikkagi need nii-öelda metsateemad hakkasid inimestel teadusesse jõudma ja nii-öelda meediasse jõudma, et kumb oli enne, kas see muna või kana, et kas enne tuli ema ja siis tuli mure või siis oli see vastupidi, et täpselt, et seda raske nagu tagantjärele hinnata, aga nüüd ongi minu jaoks väga huvitav, kui me alguses, ma ütlen meie, et mind tegelikult päris alguses ei olnud, aga siiski oli see suur nagu nii-öelda vastandumine ka Eesti riigile või selles mõttes, et Eesti riik on see, mis nii-öelda kogu aeg teeb nagu metsaseadust leebemaks siis nii-öelda tööstusele ja nii edasi, siis nüüd juba nende lühikeste aastatega tegelikult me oleme siis väga selgelt omavahel kokku leppinud ja võtnud positsiooni, et me peame seda vastandumist ikkagi maha võtma. Et kõik on nii-öelda siukseid natuke jõulisemaid looduskaitsjaid, kes seda ei tee, ma arvan, et mõlemat poolt on vaja, aga meie nagu selge positsioon on see, et me tahame olla laua taga Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaministriga, me tahame nagu päris nagu lahendusi nagu otsida ja leida ja et vastandumine inimeste puhul ikkagi viib selliste teravamate ja tugevamate emotsioonideni ja nagu me teame, siis kui inimene on väga emotsionaalne, siis seda ratsionaalsust alati ei ole. Ja me näeme seda emotsionaalsust ka, ütleme, nende inimeste nii-öelda hulgas, kes tegelikult asju otsustavad. Et emotsionaalsust ja sellist nagu vastandumist nagu looduskaitsele, mida ei peaks olema, tegelikult me ikkagi ajame ühte asja. Et kui keegi ütleb, et olgem nüüd ratsionaalsed, siis ta ütleb seda väga emotsionaalselt. Sageli, jah. Aga et vaatajale, kuulajale ikkagi selgeks teha, palun sõnastage EMA nagu sisulised eesmärgid metsavallas siis. Eesmärk on näituseks minu nägemus on see, et võib-olla EMA-s igal liikmel on natukene oma nägemus, aga eesmärk peab olema see, et looduskeskkond on kaitstud. See on nagu see põhifookus ja sinna tulevad siis kõrvalharud, et metsa on majandatud läbi aegade, nii kaua kui inimene on looduses tegutsenud, on ta mingis mõttes metsa majandanud. Ehk teisisõnu majandamine teatud määral peab säilima, sest väga suur looduskeskkonna osa ongi sõltuv juba sellest majandustegevusest, aga see majandustegevus, mis hetkel võib julgelt nimetada rüüstamiseks,
see on üle käte ja seda tuleb ohjata. Ja meie eesmärk ongi ohjata seda süsteemi, et see süsteem loksuks paika tagasi sinna aega, kus oli looduskeskkond inimesega harmoonias. Paljudele ei meeldi see, mida me proovime saavutada. Eriti neile, kes teenivad praegu suuri tulusid selle pealt ja paratamatult ka osad riigi ametitöötajad leiavad, et meie suund on ikkagi nende arvates vale. Aga me oleme valmis otsima nagu partnereid, aga samas me sõelume välja ka inimesi, kellega me näeme, et ei ole võimalik nagu arutelu luua, ja vahest ongi vaja, et mõni ametnik peab oma tööpostilt loobuma ja asendama selle uue inimesega, sest kui inimene on jäigalt võtnud seisukoha, et looduskeskkond on ainult tarbimiseks ja ta on nii psühholoogiliselt selles sees, siis ta tegelikult takistab paranemisprotsessi, mis omakorda peaks tähendama seda, et see inimene tuleks süsteemist eemaldada, ta võiks leida endale adekvaatse töökoha, mis vahest tähendab ka seda, et näituseks kas või kõige madalama astme harvesteri töötaja. Mõni teeb ülikvaliteetselt oma tööd ja mõni lihtsalt lõhub ja laamendab seal. Need, kes lõhuvad ja laamendavad, tuleks süsteemist välja eemaldada. Et me peame aru saama, et kvantiteedil ei ole tuleviku, kvaliteet on tulevik. Et see on nagu see, millele ema suunab oma tähelepanu ennekõike, et olla teaduspõhine ja leida lahendusi koostöös. Aga paratamatult jah, eks meil ikka metsast leiame probleeme, laua taga arutledes ministeeriumiga tekib tuli vastandumist. Väga suureks probleemiks on erineva info tõlgendus ja edastus ministeeriumi poolt. Vahepeal väänatakse infot neile kasulikus suunas. Need asjad tuleb kõik läbi rääkida, läbi arutada. Väga tohutu roll on meediat, kes siis on nagu valvekoer, et kes ikkagi liiga palju kukub infot painutama, valetama. See võetakse pihtide vahele, sest lõppkokkuvõttes on ühiskond see, kelle käes on võim. Ja kui ühiskond saab aru, et mingisugune ametiasutus või inimhulk käitub neile, kuidas ütles, kahjustavalt, siis ühiskond peaks avaldama selle surve, et nende inimestega tuleb süsteemist eemaldada, et see ei ole Eesti riigile jätkusuutlik. Lõppkokkuvõttes kaitseme ka Eesti julgeolekut, sest mets on julgeoleku tagatis, garantii. Lageral ja langil ei ole lihtne Eestit ära kaitsta. Jah, kui ma ei taha sellest saatest minna väga metsandusse, kuigi see mulle ka, ma lihtsalt ütlen, et see on ka mulle nagu selline kirgi tekitav ja tuttav teema, et lihtsalt vahemärkusena, et mis oli siis mingi ligi aasta tagasi ilmus ikkagi selline seisukoht, et just nagu lagedama peal on parem kuidagi sõda pidada või sellist. Minu infoallikad ütlesid, et selle raporti kirjutas kokku inimene, kes ei teadnud sõjandusest suurt midagi. Et ma nimetan oma seda infosüsteemi ämblikuvõrguks. Kui kuskil miski info liigub, mida mul vaja on, siis ämblikuvõrk hakkab püüdma. Sa oled nagu võrgud välja pannud, sul on oma ämblikud. Et ütleme niimoodi, et väga paljud inimesed aitavad. Minul isiklikult on väga paljude metsameestega väga hea usalduskontakt, kes annavad mulle vajalikku informatsiooni ja vastutasuks ma tagan neile täieliku anonüümsuse. Sest kui tuleb välja, et kes toetab EMA-d metsandussektori seest, sellel ei ole seal pikka pidu. Aga mul on siiralt hea meel, et nende inimeste hulk aina suureneb, kes metsandustööstuse seest on valmis EMA-d nagu toetada. Võtmesõna selline täielik usaldus. Jah, et ja siukest asja näiteks 3 aastat tagasi ei olnud, et metsamehed EMA-d aitaks. Et see on tekkinud nagu selle töö najal, mida me oleme EMA-s teinud. Paljud metsamehed tahavad lahendust ja nad näevad ise ka, et see ei ole jätkusuutlik, aga nad tunnevad, et neil ei ole praegu seda võimalust nagu ise oma näo ja pildiga kõneleda. Ja nad otsivad seda väljundit ja paljud ongi hakanud nägema EMA-d selle väljundina, et nad aitavad seal, kus on nende ohutuspiir. Ja mina aktsepteerin seda, et nad aitavad ja ei tee seda oma näoga, et aeg ei ole, neil metsanduse sees ei ole nii tugevat juhti veel,
kes siis metsamehed, kes opositsioonis on, need nooremad metsamehed just koondaks oma selle hõlma alla, et seda juhti veel ei ole seal sees tekkinud. Kuigi võiks varem või hiljem peab see ikkagi tekkima. Aga jah, see on huvitav, et see on ju ikkagi seotud mingisuguse jällegi lugudega ja mingi nägemusega, et milline siis on ilus või milline on hea mets, et lihtsalt mina mõtlen seda, et ma olen tiba vanem, aga mitte ka nii tohutult, et 70-ndatel, 80-ndatel, ütleme siis minu nooruses, et see oli ju Eesti metsanduses nagu teatud mõttes isegi selline kuldaeg, et Fred Jüssi käis ja salvestas ja praegu ta enam ei saa nagu paljudes kohtades seda teha, sellepärast et linnud ei laula enam selles kohas ja need linnud. Et siis olid ka ju mingid liidrid ikkagi, et keda ma isiklikult küll ei tundnud, ma olin nii-öelda väike või noor, aga näiteks Heino Luik ma olen aru saanud ja et kes kaitsesid nagu Eesti metsa, ütleme siis nagu sellise Nõukogude Liidu sellise tööstuse eest, aga et kuidas, seda ma juba nägin ise ja osalesin nendes protsessides 90-ndatel, et see lugu nagu küll niimoodi kriginal, aga väga jõuliselt nagu muutus, et harvester on hea asi, peenemaa puu raiumine on hea asi, hästi niimoodi lihtsalt, aga põhimõtteliselt sellist lugusid ju räägitakse, et need ongi nagu küsimus selles, et kuidas siis see ütleme sellise nagu siis ma ei tea, võib öelda meie mõistes, et kui ühel pool siin lauda olla, et sellise ilusa metsa lugu nagu uuesti siis nagu laiemalt siis ühiskonnas nagu kõlapind hakkaks omama nagu reaalselt, see, millest sa räägid, et lõpuks ikkagi nagu ühiskond tervikuna mingil kujul otsustab. Et kas ma võin oma mõtte vahele öelda? Et ma olengi nagu nii-öelda aru saanud, et see kõlab jõuliselt, aga et me oleme infosõjas ehk klassikaline nii-öelda infoajastu küsimus, kus tegelikult see teema on nii keeruline, et tavainimene valdavalt saab infot meediast ja meedias artikleid, kui lugeda, siis see info on tohutult nagu nii-öelda vastukäiv. Et üks artikkel räägib sellest, kuidas meil on üle poole Eestist on metsaga kaetud ja kõik on korras, millest te räägite. Teine artikkel räägib sellest, et kuskil nii-öelda maanteedest kaugemal on ainult lageraielangid, et see ei saa kõik korras olla, et midagi on väga-väga valesti. Ja siis tuleb jälle artikkel, et ei, et te saate valesti aru, et tegelikult see on illusioon. Ka meile öeldakse, et see on ainult illusioon, et on kõik kohad lageraielangke täis, et tegelikult ei ole hullu midagi. Ja see on infosõda ja ütleme nii, et tööstuse pool vahepeal sai ikkagi väga suured nii-öelda suure nagu ütleme nagu teatud mõttes nagu selle meedia eelise ehk nende see info oli jõulisemalt esil võib-olla vahetult enne seda, kui EMA sündis ja me proovime nüüd siis seda tasakaalustada oma poolt. Et selgitada inimestele, et jah, et tõepoolest meil on nagu üle poole Eestis metsamaad, meil on tõesti metsamaad palju, aga mitte metsa, et nagu Mati kogu aeg räägib, siis mets algab meil 1,3 meetrist ja see tähendab seda, et meil on väga palju seda metsamaad, mis tegelikult nagu tavainimese jaoks on lihtsalt võsa või noorendik, et noorendikke on meil tõesti väga-väga palju. Aga seda räägib ka metsatööstus, et meil oli ühel hetkel väga palju nii-öelda ühes vanuses justkui siis nagu küpset metsa, kuigi sellist asja nagu küps mets ökoloogiliselt ei ole, et see on majanduslik termin, et Mati on rääkinud, et kuidas see nüüd oligi, et männid elavad 350 aastaseks ja ühesõnaga 250-350 on see siuke normaalne ökoloogiline eluiga, et see muidugi ei ole see, mis on puidutööstusele nii-öelda vajalik, sest võib-olla need puud on juba õõnes, et seal sees elavad juba linnupojad, et meil ongi siis see infosõda, mida nagu tavaline inimene sageli ei mõista,
on majanduslikud terminid versus siis nagu see ökoloogiline tegelikkus. Ja ma lisaks lihtsalt, et mänd elab 300 aastat või nõks isegi kauem, aga mets ise ökosüsteemina 10 000 aastat. 1000 aastat. Noh, selles mõttes, et puud seal vahetuvad, aga mets, kui teda lagedaks ei raiu, noh, halvimal juhul looduslikul puhul on siis kas see torm on ju, mis teeb korraks, võib teha selle lage efekti, aga tormimurd ja lageraiel on väga suur vahe sees. Et üldjuhul inimene on ikkagi see, kes selle metsa ökosüsteemi ringi lõpetab alati. Ja siis ta loodus proovib meeleitlikult tagasi jõuda. Ja ühiskond tärkab iga raierangi peale, mis asula ligi tuleb. Täna mul tuli kõne, Põhja-Eesti inimesed, rikas asula, 15 hektarit tõmmatakse lagedaks. Ja inimesed ütlesid, et mis teha, küsisid, rääkisime kõik läbi, üldplaneeringu, kohtutee otsused, asjad, võimaluse metsafirmalt mets ära osta, mets maksab 160 000. Siukest raha kogukonnal ei ole. Kuna tegemist on erasektori maaga, metsafirma oma, siis juriidiliselt üldplaneering pidi olema nii kehvasti kirjutatud, et seal ei ole ühtegi piirangut asulate ümber. Ja nad olid konsulteerinud ka advokaadiga ja advokaat ütles, et Eesti seadusandlus on nii kehvasti üles ehitatud, et kogu see kogukond tõenäoliselt jääbki kõigest metsast ilma, sest isegi kui te kohtusse lähete, jääte kaotajaks. Sest seadusandlus on nii oskuslikult metsatööstuse kasuks kirjutatud ja siukesed juhtumid, kus on näiteks 200 inimest, kes kannatab selle massiivse raie all, räägib oma tutvusringkonna ja mure kasvab. Koos murega kasvab ka hoolivus ja teadmised. Ma olen väga tänulik selle eest, et metsafirma üritas Tartusse tselluloosi tehast teha. Ja ma olen väga tänulik, et looduskaitsjatel ja Eesti ühiskonnal õnnestus see tagasi lükata, aga see teadmiste hulk, mida inimesed kogusid, see tarkus, see hoolivus looduse vastu kasvas nagu börsimarkeris aktsia sirgjooneliselt üles. Inimestele jõudis reaalselt kohale, et kui nemad ei sekku, siis võibki juhtuda midagi väga katastroofilist. Et väga palju emotsioone oli, aga oli väga põhjalik ja teaduspõhilist lähenemist ka. Et teadlased pidid hakkama valima pooli, et kelle poole, et oli niisuguseid huvitavaid üleminekuid, et kus metsatööstust toetav teadlane läks üle looduskaitse poolele, sest lapsed ütlesid, et kuule, nii ikka ei saa, et sa pead ikkagi kaitsma. Ja inimene teadlane muutis oma seisukohta ja kas see tähendas seda, et esialgne seisukoht oli moonutatud? Tõenäoliselt küll, jah. Sest hiljem tuli sealt ikkagi väga adekvaatne, kuidas ikkagi need asjad ei toimi ja kõike see. Et ja kogukonnad tärkavad uuesti. See on nagu uus tärkamine, et selle metsasõjaga kaasneb väga palju viha, emotsioone, pisaraid ja ka rõõme. Et seda ei tohi ära unustada, et selle 5 aasta jooksul need metsad, mis on säilitatud või kaitstud või hästi majandatud, need inimesed tunnevad rõõmu, et midagi on saavutatud juba. Aga hetkel ma tunnen ikkagi see kurbus on ülekaalus, sest laastamine ei ole saanud nagu pidurit ja see kurbus poeb igale poole sisse, et kui lähed Lõuna-Eestis kas või restorani ja kukud selle klienditeenindajaga lihtsalt kõnelema, et küsib, et näed, sa siin metsamees ja kõike seda, et vormiriietus mul on nagu metsameestel ja siis mõtlesin, ei, ma olen looduskaitse ja siis, kui tuleb see laviin sealt, mis mured tal kõik on või? Sest ta tunneb, et esimest korda on tal inimene, kellele ta saab rääkida oma ära, kuidas seal on kõik maha raiutud ja seal on kõik maha raiutud ja siis ta räägib, kuidas terve see piirkond muretseb selle pärast, aga inimesed ei ole leidnud veel seda väga tugevat väljendut. Sinna läheb aega, eestlane ongi rahuliku loomuga, et ta kõigepealt kodus muretseb, nutab patja, siis ta läheb metsa, nutab seal ja siis, kui ükskord see pauk ära käib. Ma loodan, et me ei jõua selle pauguni, sest inimesed võivad reageerida nagu erinevalt, et lahendus tuleb enne. Et minu soov on see, et me ei pea ühiskonda nagu hulluks ajama, vaid et me lõpetame ennem selle hullus ära, mis me teeme metsas ja laseme siis ühiskonnal rahuneda maha. Sest see, kuidas ühiskonnas temperatuur kasvab,
tegelikult ei ole see kellelegi kasulik, et Aga no kui me juba siin sisuteemade juurde niimoodi sügavuti sukeldusime nendesse, et siis noh, ma ei taha küll üldse mingit nii-öelda saatana advokaati siin mängida, aga lihtsalt, et asi selgemaks saaks, et noh, et alati või väga tihti on ju nii-öelda puusalt kohe tõmmatakse mingi relv ja sealt väljub siis selline sõna, et töökohad. Et noh, kuidas te siis käitute, kui selline auk on käinud? Kõige suurem töökoha kaotaja Eesti metsanduses on metsandussektor ise. Erametsaliidu keskus või üks väga tähtis Metsaliidu juht kinnitas ise avameelselt ajakirjandus ka, et tegelikult töökohad kaovadki selle najal, et robootika ja muu kõik võtab töökohad ära. Kas keegi sellest räägib või? Ainult looduskaitsjad ütlevad, et tegelikult sinna need töökohad kaovad. RMK on koondanud meeletus koguses inimesi, et tekitada paremat süsteemi. Alates metsavahtidest 90-ndatel. Jah, et tegelikult põhikoht, kuhu töökohad kaovad siiamaani on metsasektori seest isi. See, mida looduskaitsjad tahavad, ei pruugi tuua üldsegi nii massiivset töökohtade kadu, et ministeeriumi seest oleme uurinud, et noh, et kui adekvaatne see hinnang on või? See on kaudne, et see 8000 või 10 000 inimest, et see on niisugune subjektiivne hinnang, keegi on andnud mingid numbrid või. Ja teine asi on see, et ma ütlen ausalt, need sussardised, kes inimesi petavad seal metsatööstuses, sest seal on nii palju ruumi nendes, keda võikski sealt nagu välja rookida või. Et selles mõttes, et sellest metsandusest tuleb välja rookida pätid ja kaabakad, et kui mõni töökoht päti ja kaabaka arvelt ära läheb, no minul isiklikult ja ma arvan, et Eesti ühiskonnal sellest küll kahju ei ole, et inimene, kes on petnud inimesi, teisi inimesi, aga see aus tööjõud, noh, teda tuleb hoida. Samas on vaja ka ümber struktureerida, kuidas me üldsegi loodusressursse kasutame. Hetkel me näeme majanduslikku võimalikust ainult raiumise teel. Looduskeskkond pakub märksa suuremaid võimalusi, aga see vajab investeeringuid. Loodusturism, korilus, Soome näituseks ehitab oma korilust välja, sest nad on saanud aru, et mustikatega teenib kordades rohkem kui ühe raieringiga näituseks männikus. Et kasumid on mitmekordselt suuremad. Turg on üüratu, et selles mõttes võimalusi on palju, aga tihtilugu ongi see, et kui sa oled nagu ühte asja teinud juba, noh, Eesti puhul ütleme niimoodi, et 25 aastat arendanud, no kuidas sa siis lähed seda seent korjama, et ei tundu nagu metsamehele just eriti siuke asi, mille poole ta nagu küündiks või teeks või et ja kindlasti on ka neid, kes siis on süütud kannatajad, kui töökohtade kadumine mingi, see on igal pool, kas või praeguse elektrienergiakriisi juures, et firmad lähevad pankrotti, inimesed kannatavad. Aga siin on hästi oluline, et riik võimaldaks seda tugisüsteemi, inimestel ümberõpet ja sellest igast kriisist tuleb õppida seda, et tulevik oleks turvalisem. Me peame vaatama, millest see kriis on tekkinud. Miks töökohad võivad sattuda ohtu, on see, et on toimunud väga ulatuslik üleraie ja et hetkel põhimõtteliselt jah, riik nii-öelda siis ehk Eesti riik nii-öelda on koostamas metsanduse arengukava, igavesti problemaatiline dokument ja sisuliselt on plaan jätkata nagu enam-vähem samal kursil. Ehk nii nagu nüüd neid metsi on raiutud, ütleme ümmarguselt viimased 10 aastat. Et nüüd järgmised 10 aastat need raiemahud on nagu enam-vähem samaks plaanitud. Aga nüüd, kui ma ei eksi, siis põhimõtteliselt, kui me nüüd 10 aastat täpselt samamoodi jätkame,
siis tuleb metsatööstuses selline kiire kukkumine ehk nagu niisugune suurem ehmatus, kus töökohad kaovad ja tõenäoliselt ka selline nagu väiksem nagu niisugune sotsiaalne šokk, et niimoodi nimetamata jumala eest, aga olen ka Keskkonnaministeeriumist siis nagu mitteametlikult saanud selle kinnituse, et jah, me teame, et tõepoolest tuleb see kukkumine. Ja noh, meie nagu oleme väga palju nagu rääkinud ja mõelnud sellest ja me leiame, et noh, ühest küljest me muidugi kaitseme loodust, aga teisest küljest me noh, vaatame ka pilti laiemalt. Ehk siis me leiame, et nagu väga oluline on, et raiemahud läheksid alla järk-järgult, et niimoodi noh, jõuab see ühiskond kohaneda ja et jumala eest me ei soovi seda, et Eesti inimesed tunneksid, et looduskaitse on nüüd see, kes nagu nende nagu leiva kallale läheb, sest see lõppkokkuvõttes kahjustab loodust. Kui inimesed muutuvad emotsionaalseks, ütlevad, et looduskaitse kuidagigi nagu nende igapäevaelu häirib, võib-olla nagu neile märgataval moel ehk ma ei tea, kaob ära, eks ole, pereisal ei ole ühel hetkel enam palka, siis nagu niisugune nagu negatiivne emotsioon esialgu nii-öelda liigub looduskaitsjate suunas, lõppkokkuvõttes liigub nagu looduse suunas, et me seda ei taha, me tahame, et me läheksime nii-öelda sujuvalt üle siis nagu loodust säästvamate nii-öelda võtete peale, et raiemahud läheksid alla. Ja, tasapisi, aga kindlalt. Taustal muuseas jah, nagu päris toredad metsapildid, et noh, nagu selline võiks ju mets laiast laastus olla või? Ja näituseks 60 aastat tagasi saadi väga hästi aru, et selleks, et edukat palki kasvatada, peab olema toimiv looduskaitse ökosüsteem, kõik see seal kõrval. Millest tuleb praegune kuusekoora üüraaski aina kasvav massiline hävitustöö Eesti strateegilistes kuusepalgimetsades tulebki sellest, et ökosüsteem ei suuda selle üraaski rüüstega vastu panna, sest ei ole midagi, mis seda metsa kaitseks enam, et meil ongi juba teatud piirkonnad Lõuna-Eesti eriti, mis on lihtsalt nii ribadaks raiutud. Noh, vanasti ütelda, et juustuks, nüüd räägitakse juba kalavõrgust, et ta on nii õre juba, et ja ökosüsteem ei suuda ohjeldada ühte liiki, kes seal on läbi aegade elanud. Ja võt see on väga tõsine probleem, kui meile majanduslikus mõttes kahjulik liik saab eelduse sisse, sest ei ole seda liiki, mis teda ohjeldaks. Et loome ühele keskkonna ja teistelt võtame ära, siis paratamatult sellele järgnevad väga suured majanduslikud kahjud. Et praegu ongi niimoodi, et maaomanikud kannatavad meeletult majanduslikku kahju. Et tulevik näeb maaomanike jaoks üsna tume välja, et kui Hardi Tulluse meeskond Rein Trehkan, väga tunnustatud patogeeni uurija, ütleb, et tulevik on ikka väga karm, sest sealt lõuna poolt tuleb igasugu imelik elukaid ja seeni ja asju, mis võivad kohetselt meie metsa ära süüa. Noh, siis minul on niisugune küsimus, et terve metsandussektor peaks hakkama mõtlema juba tuleviku ette, kuidas kindlustada seda, et nende see mets ikkagi kasvaks. Noh, praegu ma pigem näen seda, et mõeldakse ainult seda, kuidas saaks ruttu kõik ära, ja et küll siis lapsed ja lapselapsed tegelevad. No eks see on nagu üldse selline mentaliteet praegu, et ma mõtlen ka seda, et kogu maailmas on ikkagi järjest süvenev selline ebastabiilsus, et läbi kliimamuutused, kas keegi usub seda või ei usu, aga ma arvan, et kusagil nii-öelda selja ajus on ikkagi selline võbelus, et asjad on väga nagu ebastabiilseks muutunud ja et siis loomulikult on üks reaktsioon, et võtan praegu selle, mis võtta saab, ja siis pärast on, mis on, jah. Et tulevikku tuleb vaadata ja praeguste, ütleme, lageraie põhise metsamajandusega, mis juhtub, et metsa, kasvab ikka kogu aeg peale, nooremat metsa loomulikult kasvab, aga üldjoontes nad on ametlikud riigi andmed Keskkonnaagentuuri poolt, et meil on metsaelupaigad on kõik kehvas seisus. Just eile rääkisime ministeeriumi töötajatega sellest, et mida me siis teeme, et tegelikult ei ole keegi nagu seda täpselt uurinud, et kuidas lageraie majandus ikkagi meie siis nagu metsaelupaikasid, sisuliselt nagu vääriselupaikasid, kuidas see mõjutab. Meil on terve suur hulk liike välja suremas,
meil on metsaelupaigad on punases ja nagu ongi punases ja jätkame samamoodi lageraie majandusega. Et üldjoontes hetkel meil paraku ikkagi see ökoloogiline mitmekesisus on vähenemas. Ja täpselt selle sama nii-öelda Mati jutu jätkuks, et kui meil on mida monokultuursem ja mida nagu ühetaolisem on see mets, seda nõrgem on ta kõikvõimalikele nii-öelda kahju, tähendab seda vastuvõtlikum on ta kahjuritele, seda nõrgem on tema nagu see loomulik immuunsus ja seega, kui meil on, ütleme, majandusmets, siis ideaalis võiks seal olla kas või väike tukakene nagu kaitstud metsa keskel, kus siis on see liigirikkus saaks nagu arendada, siis see väikene tukakene kaitseks siis ka nii-öelda ökoloogiliselt seda ümbritsevat majandusmetsa, et putukad mutukatega ära ei sööks ja nii edasi. Nii, aga nüüd ongi, et ma ise ka tulen selle metsateemaga kaasa, aga räägime nüüd natukene ka EMA-st kui organisatsioonist, et alustaks teist konkreetselt, et mind ikkagi huvitab see täitsa isiklikult ka, et mis praegust jutust on ka välja tulnud, et te nagu mõnes mõttes tegutsete ikkagi sellisel lahinguväljal, on ju. Ja siit käis läbi sõna infosõda, ilmselt Mati on kokku puutunud ka sellise nagu füüsilisemate aspektidega metsas, on ju, erinevates olukordades, aga lisaks sellele ikkagi see emotsionaalne lahing või sõda, et fakt on see, et te olete sellises väga nagu jõuliste, tugevate siis emotsioonide kusagil keskmes, on ju. Et Mati juba seda puudutas, aga võib-olla räägite natukene veel lahti, et kuidas te suudate nagu oma keset hoida selles lahingus? Väga, ütleme niimoodi, et minul endal on väga selge nägemus, kuidas seda teha. Ehk eelkõige meil on selline tuumik siis inimestest, kes me seda tööd igapäevaselt koos teeme. Esimene asi, et me peame kõik nii-öelda liikuma ühes suunas. Ehk kui meil on organisatsiooni nii-öelda eesmärgid ja sellised põhimõtted kokku lepitud, et siis me pigem nagu koondame sinna tuumikusse inimesi, kes meiega nagu kaasa kõnnivad. Sest sageli on just nimelt kodaniku algatusega nii-öelda MTÜ-des nagu väga erinevat tüüpi inimesed koos ja siis on nagu lakkamatu selline vaidlus, et kuidas me nagu seda tulemust kõige paremini saavutame. Et kas me peame tegema nii, kas me peame tegema naa, kas me peame natuke jõulisemad või võib-olla diplomaatilisemad. Ja siis kohati see, ütleme, nii-öelda igapäevaelu on rohkem nagu see omavaheline kemplemine kui see päris töö tegemine. Ehk minu nägemus on see, et peab olema ühine hingamine ja peavad olema inimesed, kes teevad sama asja ja pigem siis meil on nagu oma põhitiimis nagu väga valitud nagu valdkonna spetsialistid hetkel. Praegult aastal 2022 ja meil on selline väga turvaline keskkond ja väga nagu mõnus kodune turvaline nii-öelda tööõhkkond. Aga kuidas te selle ühise hingamiseni olete siis jõudnud? Ma olen ise nii-öelda tulnud hoopis teisest valdkonnast. Ehk ma olen nii-öelda juhtinud meeskondasid ka siis nii-öelda sellises tavapärases kommertsmaailmas ja ongi tohutu vahe, et kui nagu ettevõttesse inimesi, ütleme, valitakse tööle, siis tavaliselt vaadataksegi erinevaid aspekte, et alates siis inimese kompetentsist, iseloomust, kuidas millised on isikuomadused, kuidas nii-öelda inimene oskab võib-olla oma emotsioone juhtida ja siis vaadatakse see nagu komplekt. Aga sageli MTÜ-desse just kogunevad nii-öelda kõik inimesed, kes siis valdkonna vastu huvi tunnevad. Ja tegelikult kodaniku liikumine ongi see, et me nii-öelda me esindamegi kõiki Eesti inimesi ja meil nii-öelda laiemas siis rühmas on meil 13 000 inimest. Ehk seda me siis nimetame oma siis nagu nii-öelda ka põhitiimiks, ehk meil on siis sotsiaalmeedia grupp, kus on 13 000 inimest, aga ongi siis nagu 2 erinevat tasandit. Et see põhiline nagu töö
mida me teeme, on ikkagi selline nagu väga spetsiifiline ja väga pingeline ja väga me vajame sellist nagu oma niisugust turvalist tuumikut, et seda teha. Ja muidugi me valime inimesi nii kompetentsi kui isikuomaduste järgi ikkagi, kes meil seal tuumikus on hetkel. Ja ma lisaks, et vaimse poole pealt pead olema hästi aru saama, mis su sees toimub. Nii, väga huvitav, räägi sellest. Et mina õppisin oma vaimset sisemist mina tundma 13 aastat metsas omaette töötades ja leidma seda tasakaalu. Et vahepeal on kõrgemaid emotsioone, vahepeal on niimoodi, et aga üldiselt sa pead suutma näidata, et see, mida sa välja kiirgad, seda peegeldavad sulle teised vastu oma poolse emotsiooniga. Et ja kui sina peegeldad neile rahulikku mõistvat arusaama, siis nad peegeldavad sulle meeskonna sees seda tagasi. See ja teine asi on väline. Üks asi on, mis on eema sees, see peab toimima nagu harmoonias, peab olema ühtsus ja seda ühtsust me proovime leida, hoida. Kui on mingid arutelud, siis me arutleme nii kaua, kuni me leiame lahenduse. Aga väliselt, näituseks, et kui metsamehed ikkagi tükivad naha peale andma metsas, siis ma ei saa seda võtta isikliku rünnakuna, vaid pean leppima sellega, et see oli see moment, aga ma ei tohi võtta seda hinge endale. Et seal ongi see asi, et üks juhtum, kus läkski väga kriitiliseks asi. Mõni inimene tõenäoliselt oleks selle peale läinud järgmine kord teinud relvaloa ja hankinud endale käsitulirelva enesekaitseks. Mina siiamaani usun, et diplomaatia ja kiired jalad on kõige parem lahendus, kui asi läheb kriitiliseks. Et Keskkonnaametiga käin ka aeg-ajalt koos nagu siis neid probleeme avastan, siis kui nad ei leia seda piirkonda üles, siis pean mina olema see, kes nad sinna juhatavad ja siis ma ikka naljatan, kus mu kuulivest on ja nemad on ambuni relvastatud, kuulivestid seljas, lähme nüüd, Mati. Minul on see tavaline laiguline ja siis... Kohe päriselt on need kuuli või... Jah, et see on neil see, kui nad lähevad nagu, kui on oht neile füüsiliselt, siis nad tõmbavadki kuulivesti selga ja osad inspektorid kannavad ka relva. Et see on neil, et see on see osa, mida ma ei kajasta Facebookis, mida ma ei näita, aga mul on väga hea koostöö erinevate Keskkonnaameti inspektoritega, et see sisemine rahu peab sulle endal olema, ja seda tuleb osata hoida, et mina käin kalal, et väga mul meeldib öösel püüda Emajõe ääres kala. Üksi, kott pimedas ja suvel kõige magusam aeg on kuskil 4-5 aeg, kui loodus tärkab. Seda linnulaulu, mida siis kuuleb, seda rikkust, seda kõike, see nagu puhastab su energia välja. Et, ja niimoodi siis tuleb hommikul ärgata ja loota, et tänane päev on parem ja et õhtul saab magama mindud. Aga eks ta on ikkagi omajagu raske ka kõigile EMA meeskonna liikmetele. Kui me näeme, et kellelgi on mingi probleem või tajume, et siis me proovime võimalikult palju ikkagi toeks olla. Ja teised on meile, et see on nagu hästi oluline. Ja suhtlus ka, et hea oleks muidugi rohkem kokku saada, et oma vahel kohtuda rohkem, aga logistiliselt me oleme üle Eesti laiali, siis see tõttu meil aeg-ajalt on siis Zoomi koosolekud, et ikkagi. Ja siiamaani oleme hakkama saanud, me proovime ka edaspidi ja mis meeletult kogu EMA meeskonnale kindlasti toeks on see ühiskondlik tugi. See on nagu, kui inimesed ütlevad, et yes, te teete head asja või niimoodi, et Aga kas see tähendab sellist nagu isiklikku ütlemist? Selles mõttes, et keegi päriselt, ma ei tea, helistab või kirjutab või saab, ma ei tea, kusagil kokku saades ütleb, et kuule, Mati, et tubli poiss. Jah, aeg-ajalt lähen näituseks tanklasse kütust võtma, siis inimene tuleb ligi ja sa oled ju Mati. Kas võib kätt suruda, ja
alguses oli kummaline minu jaoks, et aga see käib nagu see on see positiivne osa selleks avaliku näoks olemiseks, et keegi peab olema see avalik nägu, kes siis riskib, meie Helenaga oleme need, kes oleme avalikul näod ja siis üks osa inimesi ei soovi olla avalikul, aga nad tahavad loodust kaitsta, on täiesti arusaadav, et siis nad on rohkem nagu varjus, et ja meil on see meeskonnatöö, et ja igalühel on oma roll, mida ta täidab. Ja me proovime anda ennast parima. Noh, ega alati kõik ei lähe nii nagu sooviks, aga siiamaani tulemused räägivad enda eest, et ikka asjad on. Üks inimene ühe korra ütles, et kui teid ei oleks, ma ei kujuta ette, mis siis toimuks. Et mis siis oleks. Et ja inimesed on hakanud ise ka koonduma. Hakanud tegelema nende probleemidega, otsima ise lahendusi, kirjutama oma valitsustele, et ja meie oleme see kõrvaltugi nagu nõustaja liin, et täna jahimehed kirjutasid, et tahavad lasketiiru teha, et metsised saatsid video. Paratamatult jahimehed ajasid linnuliigid sassi, tedred hoopis. Aga see näitab seda, et inimestel on mure, et kas nad võivad praegu nagu seda lasketiiru ehitama hakata, sest load kõik asjad on olemas, aga seal on suured linnud. Ja siis ma nüüd kas homme või täna õhtul ilmselt ei jõua, kirjutan neile, et tegemist on tetredega, siis selgitan neile tetrede hingeelu, mis kaitsekategooria on, viisakalt suunan tähelepanu, et tegemist ei ole metsistega. Kui metsised oleks, siis metsiste puhul kaitstakse metsise kukkede mänguala ja kui lasketiir on metsise kukke mängualal, siis peaksid nad üldsegi loobuma, sest nad on väga tundlikud selle mängu ajal heli suhtes. Aga kuna tetredega, siis tedred on ilmselt seal momendiliselt peatuvad. Aga see on nagu väga positiivne, et ka jahimehed tulevad ja küsivad nõu, et näed, et nad said aru, et see on mingi suur lind, ilmselgelt on kaitse all, aga mis ta täpselt on, ja siukesi, igapäevaselt tuleb nagu seda informatsiooni. Et võib-olla täpsustangi, et üks nagu oluline osa meie tööst ongi inimeste nõustamine ja info jagamine. Aga see on ikkagi pigem, me teeme seda küll pidevalt ja iga päev tuleb uusi juhtumeid, aga see on ikkagi nagu pigem võib-olla väiksem osa, et mida me teeme, on see, et me teeme seda tööd, võib öelda ikkagi Eestis selles mõttes kõrgemal tasemel, et me proovime olla nii palju kui võimalik ministeeriumis laua taga, Keskkonnaametis laua taga, me proovime osaleda siis seadusloomes ehk lõpuks kõik meie mured, nagu me nüüd oleme aru saanud, et ega siin ei ole ikkagi muud, et me peame suhtlema meediapoliitikutega, me peame seadusi muutma, me peame regulatsioone muutma, nüüd kui on tehtud ka täpsemaid juriidilisi analüüse, et metsaseadust on kogu leevendatud ja me peame nüüd nagu tagasi minema. Et lisaks aeg-ajalt paraku tuleb käia ka kohtuteed nagu kõige positiivsemas mõttes. Ja see tähendab seda, et kui me leiame, et Eesti riik, Keskkonnaamet, ütleme, kui praktika, kuidas me näiteks oma Natura 2000 alasid oleme siiamaani kohelnud, ei ole tegelikult seadustega kooskõlas, siis me oleme nüüd käinud kohtus, ja meil samal ajal Keskkonnaametiga on väga hea koostöö, nad mõistavad seda põhjust ja ka nemad soovivad saada seda õigusselgust, et kuidas need praktikaid siis on vaja kujundada nii, et nad vastaksid nii Eesti seadustele, kui siis ka nii-öelda Euroopa Liidust tulevad nii-öelda ka regulatsioonid ehk on direktiivid, millele Eesti seadused peavad vastama. Me just nüüd siis saime tegelikult väga huvitava tulemuse, mis muidugi Keskkonnaamet võib seda veel nii-öelda edasi kaevata, et praegult täna on meedias, on pressiteade väljas ja uudised väljas, et sisuliselt siis kohtuotsus ütles, et meie siis praktika on olnud kogu aeg ebaseaduslik, et Natura 2000 alasid on raiutud põhimõtteliselt suvaliselt, ehk siis nii nagu omanik soovib, teatised välja, kohe arvestage peale, aga
tegelikult on vaja teha alati Natura 2000 aladel mõju hindamine eelnevalt, et ega see ei kahjusta siis selle ala kaitse eesmärke. Ja ehk siis me tegelikult ikkagi tegeleme sellega kõrgemal tasemel, et me ainult ei nõusta inimesi, me ainult ei jaga infot, vaid me nagu päriselt muudame asju. Nii, aga nüüd proovime veel korraks organisatsiooni juurde tulla, et ma tean, et eelmisel aastal või me kõik koos seal, ma osalesin ka, et põhimõtteliselt nii-öelda õppisite, kogesid siis neid ühistarkuse meetodeid. Et äkki ikka püüate nagu paari sõnaga rääkida, et kuidas nagu siis selle ühistarkuse valguses, et olgu need mingid konkreetsed meetodid nagu otsustamismeetodid, nagu ma ei tea, sotsiokraatiline, mis iganes, et ühesõnaga, et kuidas te neid siis rakendate või mida te rakendate või? Hetkesüsteem on selline, et väiksemamahulised otsused tehakse nagu individuaalsel tasemel, sest igat otsust hakata läbi kaaluma. Absoluutselt, aga need piirid on kuidagi nagu selgeks tehtud. See on tunnetuslik, et igaüks peab tunnetama, et kas see vajab nagu konsensust. Asja mõte on see, et näituseks hästi tugev arutelu oli meil tükk aega tagasi juba üle aasta või rohkemgi kui Keskkonnaameti lepinguga, et kas me lähme sellega edasi või mitte. Lähete koostöösse või mitte. Ja siis oli väga tugev arutelu ja kõik, kes tahtsid, said sõna, kõik, kes tahtsid oma mõtteid väljendada ja eesmärk oli jõuda konsensusele. Ja konsensus saavutati selliselt, et meil on praegu Keskkonnaametiga koostööleping. Ja see pingekolle näituseks ja see, et keegi ei hakanud nagu jõuliselt peale suruma, et nüüd teemegi ainult nii ja nüüd olge kõik teised vaid kõigile anti sõna, arutelu oli pikk, kirglik, nagu need asjad ikka käivad ja see liitis tegelikult. Et see lõpuks nagu ja see, et ka osad inimesed on introverdid ja osad on ekstroverdid ja kui introverdid saavad ka sõna sama kaaluga nagu ekstrovert, siis see tegelikult loob selle võimaluse koostööks ka edaspidiselt. Aga kuidas te seda täitsa niimoodi praktiliselt tegite? Kas te olite füüsiliselt koos või videos, Zoomis või? Meil oli Zoomis, sest see oli koroonaaeg ja ma ütlengi, et olukord on selle koroona tõttu väga keeruline. Ja see on oma ette pannud meil raskuskehe, et me ei saagi nagu kogu aeg kokku saada, sest on see koroona probleem olnud, siis on logistilised probleemid aga kuidagi see asi toimib. Et meil toimib ta tõesti hästi ja ma usun, et teised nagu meie meeskonna liikmed saavad seda ka kinnitada ja ma ütlen, et me tegelikult saime tõepoolest ju sotsiokraatia koolituse. Me praegu ei saa öelda, et me täielikult nüüd sotsiokraatiat järgime, aga me järgime seda intuitiivselt, et tegelikult sisuliselt nagu see mõte, mis on sotsiokraatia taga, ma usun, et meil nii-öelda see toimib meil omavahel. Teatud osa on sellest ka see, et praegult meil see põhituumik on juba piisavalt kaua nii-öelda koos olnud, ehk me tunneme teineteist väga hästi, me teame, mina isiklikult ma olen kõikide meie inimestega praegu kogu aeg ehk kontaktis, et kui kellelgi on mingi mure või mõte, näed, ma ei saanud koosolekul sõna või et näed, mulle tundub, et peaksime teises suunas minema, ma kohe tean seda. Aga mina ei ole ikkagi, ma ei ole juht, et ma ei usu, et keegi mind nagu kuidagi juhiks peab. Aga meil see asi toimib väga orgaanilisel nagu moel ja väga hästi ja see sotsiokraatia teadmised olid väga oluline osa, et me saime selle kuidagi niimoodi iseenesest jooksma. Et ma olengi mõelnud, et juhul, kui on ütleme nagu uus kooslus inimesi, et siis me peaksime väga võib-olla täpsemalt järgima kõiki nii-öelda juba nagu ette antud võtteid, et kui me veel ei tunne kõiki inimesi nagu hinge põhjani. Aga praegu meil toimib ta sarnaselt sotsiokraatiaga, aga väga orgaanilisel moel. Mulle tundub nii. Jah, et kui sa paiskad sinna positiivset energiat,
räägib küll rasketel teemadel, aga sa oled nagu kuidagi niimoodi ise nagu entusiasmi täis ja 5 aastat teinud, aga ikka on sihuke tahe nagu edasi möllata, ja see hoiab ka teisi ja kui keegi võtab mingi valdkonna hakkab midagi tegema, noh siis tema on selle valdkonna boss nagu noh, et see on tema ülesanne, tema on see põhiboss, tema siis teeb selle psühholoogilise analüüsi, et kas on vaja teisi kaasata või mitte, et noh, siiamaani meil ei ole kunagi tekkinud olukorda, et keegi teeb mingi ülisuure otsuse ja kedagi teist ei kaasa. Et noh, ma ei välista, et kunagi see võib juhtuda, on ju, aga see meeskond, mis meil praegu, kuhu mina ja Helena ka kuulume, siis seal on see harmoonia üsna hästi paika loksunud ja see on selle eeldusega juba ainuüksi, et meil on ühine tahe loodust kaitsta ja väga suur tahe, aga ilmselt ka midagi muud, et kui püüdes veel korra lõpus analüüsida, et ühine tahe loodust kaitsta, noh, see on, ma arvan, paljudel inimestel, aga et siis noh, mida sina ütlesid nii kenasti, et see ühine hingamine või noh, et ühine selline noh, ma ei tea, siis emotsionaalne platvorm, tuli selline keeruline sõnastus, et või noh, ühesõnaga, et kuidas asju tehakse ja kuidas suheldakse ja noh, seesama kas või noh, väga lihtne asi tegelikult, mida on ju võiks lasteaias õppida, aga väga paljud inimesed ei õpigi selgeks, et noh, et ma ei tea, teist ära kuulata ja mitte vahele rääkida ja et noh, et need elemendid ja noh, ilmselt veel paljud, et peavad kuidagi ka olemas olema lisaks sellele tahtele. Jah, et seal ongi see oskus kuulata ka neil, kes on nagu elavamad, et see vajab tegelikult väga palju tahet ka enda seest, et ja mõningast harjutamist ilmselt ja keegi peab tulema ja ütlema, noh, ilmselt siis teie või ütleme see tuumiktiim, et noh, et teeme nüüd nii, et nüüd teeme siis sellise ringi ja nüüd kuulame üksteist kenasti. Täpselt, et põhimõte ongi jah, et ja see usaldus, et see mõni inimene on meil spetsialiseerunud kaitse-eeskirjadel. Ma usaldan seda inimest, kui ta annab mulle info, ma tean, et see on adekvaatne informatsioon, ma kordagi ei kahtle. Et võt see on ka meeletult tähtis, et kui inimene annab sulle informatsiooni, siis ma ei pea seda üle kontrollima, vaid ma usaldan ja EMO sees on see nii tugevalt kinnistunud, et kõik garanteerivad selle, et midagi ei tohi valesti minna, et me oleme teaduspõhine, me rõhutame seda iseendale ka, et me oleme teaduspõhine, vahepeal on ikkagi vaja emotsioone ka, aga siis ei tohi unustada, et emotsioonid peavad olema tasakaalus. Ja, et tõmbame siis kokku, aga mul tekkis selline positiivselt provotseeriv küsimus siia lõppu, et kirjeldage palun sellist just nimelt nagu positiivset olukorda, et kus EMA-d enam vaja ei ole. No jah, ega oleks ju ideaalne, eks ole, et kui Eesti loodus siis noh, ütleme, oleks teaduspõhiselt tasakaalus, mida ta hetkel ei ole. Ehk ma arvan, et tegelikult päriselus sellist olukorda mitte kunagi ei tule, et endiselt me elame ikkagi ju tarbimisühiskonnas ja loodust kiputakse võtma ikkagi toorainena, ega see võib-olla kunagi nagu 50-100 aasta pärast, äkki me liigume vaimsema ja ilusama ühiskonna poole, aga hetkel loodus, loomad, ökosüsteem, noh, see on meie ühiskonna jaoks, see kõlab ju võikalt, eks ole, aga tooraine. Ja võt meie roll on siis nagu selgitada, et loodus on eraldi ikkagi elussüsteem, loodus pakub teatud ökosüsteemi teenuseid, mida me kõik inimesena vajame, et kui meil ei ole loodust, siis ei ole enam meid. Et isegi loodetavasti me saame nüüd ikkagi raiemahud alla Eestis ja saame nagu see tasakaalu paremaks. Aga ma arvan, et see looduse kaitsmise roll, et keegi peab olema see, kes kaitseb. Ma teeks võib-olla lühemalt, et EMA-d ei ole siis vaja, kui inimene planeet maalt välja sureb. Et ma võin kinnitada, et paratamatult
ema peab kohanema, kui asjad lähevad paranemaks, me peame keskenduma oma tähelepanu rohkem siis toetada seda süsteemi üleval, kui süsteem on paigas, siis toetada seda süsteemi, aga alati otsib keegi sealt seda, see on inim sisse kodeeritud, et keegi tahab ikka olla teistest parem ja kõike see. Ja ema peab olema võimeline arenema koos loodusega, et selle taktiga, et ja siiamaani selle 5 aastaga me oleme suutnud areneda. Aga ma võin ütelda julgelt jah, et kui inimene ära kaob, siis ei ole ema tõesti vaja, aga kodanikualgatuslikku liikumisi demokraatlikus riigis on alati vaja. Ja mida rohkem, mida tugevamad, seda tugevam on ka riik. Vau, see kõlab juba nagu täiesti selline lõppsõna, aga no ma soovin siis omalt poolt ka emale ikka sellist mõnusat minekut ja elavust ja tõhusust ja noh, ütleme nii, et lähiajal on kindlasti vajadus ema järgi olemas. Nii et aitäh kuulamast ja vaatamast ja järgmisel korral järgmised teemad.